No tere, olen Lauri Harju kinnisvarast ja mu kõrval on Roman samast firmast. Tere. Ja täna räägime teile siis Saku valla kinnisvarast aastal 2023. Ja inimesi huvitab ju ainult hind. Et alustame pihta, et palju meil tehinguid tehti aastal 2023. Neid oli 96 tehingut terves aastas siis. Ja kui me räägime hindadest, siis vanemate korterite puhul oli keskmine ruutmeetri hind kuskil 1800 eurot ruutmeeter. Kui te mõtlete, mis tähendab siis vanem korter, see tähendab põhimõtteliselt vanemad paneelmajad, mis on valminud enne aastat 1990. Ja uuemad korterid, ehk siis uusarendused, siin me võtsime verstapostiks aasta 2016 ja hinnaks me saime siis kuskil 3000 eurot ruutmeeter. Keskmine, jah. Aga kui me paneme kogu selle kompoti kokku, siis Saku valla keskmine korteri ruutmeetri hind on 2262 eurot ruutmeeter. Aga siin jällegi me räägime tervest vallast, mitte konkreetsest alevikust eraldi, et see on kõik terve vald kokku siis. Me teame, et meil on hinnad langenud viimase aasta jooksul, et kas siis nagu Sakus on langenud hinnad rohkem või vähem kui näiteks Lasnamäel? Ma arvan, et pigem vähem, sest just nõudlus on suurem ja objektide arv, kui nii-öelda, ei ole nii suur. No lihtsalt tehinguid ei tehta seal nii palju, et meil ei ole nii palju valimit. Et sama mõte, et niimoodi on, jah. Et kui me räägime hinnalangusest, siis kõigepealt langevad kõige rohkem need mäed ja siis need väiksemad asumid ja kõige vähem saab tavaliselt pihta üldse käinud kesklinn. Aga okei, lähme siit edasi. Et kus siis tehti kõige rohkem korteritehinguid Sakus, Saku vallas? Ja vastus on Sakus. Saku vallas on niisugune koht nagu Saku Alevik. Tegelikult seal ei olegi rohkem väga palju variante, et tegelikult meil on ka mingeid väiksemaid, kas seal on Kiisa, seal on vist paar kortermaja minu meelest, et see ei ole nagu niisugune koht, kus saab väga palju üldse korteritehinguid teha. Nii et Saku Alevik 56 tehinguga on kõige nagu populaarsem koht. Et mis nagu Saku Aleviku puhul on hea, seal on rongiühendus Tallinnaga, bussiühendus ja omavahel oleme öelnud, et Saku on nagu niisugune Männiku Nõmme pikendus. Mõnes mõttes jah, võib ka nii öelda. Aga jällegi, kui me räägime selle statistika, siis on väga tähtis aru saada, et tegu on statistiliste andmetega. Et reaalse hinna teada saamiseks on pigem soovitaks teile pöörduda inimeste juurde, kes teavad sellest midagi, ehk siis Lauri ja mina, Roman. Et küsimine ei maksa mitte midagi, aga me toome teile ka lihtsa näite keskmise ruutmeetri hinna koha pealt. Et kui mul on Sakus täiesti keskmine korter, 48 ruutmeetrit ja kui see korter on mul nüüd vanas majas versus uusarendus, kui palju ta maksab? Oskad sa mulle öelda? Peast ei oska. Aga sul on siin kirjas. Siis võin lugeda. Võid lugeda. Kui me räägime keskmisest kahetoolisest. Jaa, täiesti keskmine. Ütleme, et kui mul on vana paneelikas, 48 ruutu. No umbes 86. 86. Ja kui mul on uus? Kui on uus, siis pigem 144. Ja siit me saimegi, selles mõttes, et me võtsime lihtsalt need keskmised näitajad ja sealt tuli see nagu hind kokku meil. Aga jällegi, see ei ole kivist raiutud, see sõltub ju miljonist asjast, mis maja teil on, mis konditsioon on ja nii edasi. Aga okei, paneme korterit siit lukku ja lähme uue teemaga edasi. Aga räägimegi siis natukene Saku majadest, et nagu me teame, siis Saku on niisugune piirkond, kus paljud kliendid otsivad endale eramajasi. Ja oskad sa öelda mulle, palju maksab siis Sakus keskmine eramaja ruutmeetri hind? Keskmine on 2200, midagi sellist. Ta on 2170, kui see nagu aitab teid, aga sinna piirkonda. See on eelmise aasta keskmine siis. Ja kui me räägime tehingutest, siis Saku vallas tehti kokku eelmise aastal 21 suvile tehingut ja 21 eramaja tehingut. Aga kuidas me nüüd liigitame, et mis asi on eramaja ja mis on suvile, et kuidas see nagu statistikas välja tuleb või kas üldse tuleb? Mõnes mõttes seda on natuke raske vaadata, sest see statistika andmetest võib lugeda välja, et see on suvila, kuigi see on tegelikult nagu maja. Võib-olla keegi on renoveerinud teinud suvilist eramaja. Ja vastupidi ka selles mõttes, et siin ei saa olla nagu väga kindel. Jah, ta on lihtsalt statistika, nagu me enne rääkisime. Aga mida me veel välja lugesime, oli see, et meil tehti tehinguid ligi kolmandiku vähem võrreldes aasta 2022. Ja mida see meile ütleb?
see ütleb meil seda, et meil on turulanguses. Ehk siis tehingute arv näitab seda, mis suunas liigub turg. Kui tehinguid on rohkem, palju, neid iga kuu vaadates neid on aina rohkem ja rohkem, see tähendab, et turg liigub üles. Vastupidi, siis turg läheb alla. Aga niimoodi ta meil oli, kui me räägime natuke suvilatest eraldi, siis üllatuslikult kõige populaarsem piirkond suvilate osas on Kiisa, kus ongi suvilat. No siis päris head suvilat. Aga jällegi tehinguid hästi vähe, 9 tükki, põhimõtteliselt see ei ütle meile mitte midagi, aga keskmine ruutmeetri hind 2110. Et noh, aga tehinguid on nii vähe, et seal nagu see üks tehing võib mõjutada hästi palju kogu seda statistikat. Nii et ikkagi sama jutt nagu ennem. Huvi on teada, päris hinda saad teada. Ja, et mida vähem on tehinguid, seda, kuidas öelda, mitte nii täpne võib olla see keskmine hind. No muidugi, seepärast ongi nagu seda raske öelda, et võtame näiteks Lasnamäe, kui meil Lasnamäel 300 tehingut, siis me võtame keskmise hinna, me saame seda valimi võtta 300 seast. Aga kui meil on 9 tehingut, see üks tehing annab nii suure osakaalu. Aga igatahes nende andmete põhjal siis 2110 oli see ruutmeetri hind. Ja majade puhul 1935. Vot niimoodi oli. Aga jällegi küsin sama küsimuse, et kui mul oleks Saku vallas maja, mille suurus oleks 150 ruutmeetrit, palju mul siis võiks maksta? Jah. See hind on 325 000. 325 000 on see keskmine hind. Tegelikult, kui me vaatasime praegu reaalselt pakutavaid asju, see oli eelmise aasta keskmine, seal jällegi võivad selle hinna üles viia mõlemad suuremad tehingud, hinna alla viia väiksemad tehingud, aga üldiselt, et Saku vallas niisugune mõistlik maja kuskil Saku alevikus 300 000 ringis. Sõltub loomulikult jällegi millest. Väga paljudest asjadest sõltub. Ma ei tea, ma usun, et video läheb väga pikaks, kui kõik need lugeda. No kui me enne ütlesime, et korteri hind sõltub paljust asjadest. Ja majal on neid palju rohkem. Siis me räägime miljonitest asjadest, hästi palju soojust, kõik asjad, me sinna täna ei jõua. Aga jällegi, legendaarne lause, tegu on statistikaga ja kui tahate reaalselt hinda teada saada, on müügi mõte, siis võite ühendust võtta näiteks Romaniga või minuga. Okei, siis liigume edasi maadega, on ju, elamumaadega. Ja suures pildis, kui me vaadata, et miks oleks mõttekas ehitada Sakus. Üks asi on muidugi see, et see ole nii kaugel ka Tallinnast, aga muidu seal on hea infrastruktuur. Rongid, koolid, mis seal on veel? Kõik, mis on vaja, on olemas. Ta on ilus linn, selles mõttes, kui me räägime Saku alevikust, ta on nagu ilus linn. Ta on nagu siukene, see on kõik nagu olemas ja sealt nagu see infrastruktuur tegelikult kokkuvõttes määrabki nende kruntide hinna. Aga samamoodi määrab ka kruntide hinda ju ehitushind, mis meil praegu on. Ja kui me vaatasime neid Saku vallas eelmine aasta keskmine ruutmeetri hind elamumaadel, terve Saku vallas tervikuna oli 55 eurot ruutmeeter. Aga kui me võrdleme seda Saku vallaga, Saku alevikuga, siis see oli 85 eurot. See on 25, seda on ju 30 eurot rohkem, kui terves vallas kokku. Et seal ongi, et kui me ostame see elamu maa kuskile Kiisale, taha nurka võib-olla, kus ei ole nii head koolid, kus pole nii transporti, mis iganes, aga kui me ostame ta Saku valla ligemale või Saku aleviku ligemale, siis on see hind ju palju kallim. Ei no muidugi see, mis on ümber, määrab väga palju. Mida kaugem on poed ja kõik, mis sulle eluks on vaja, seda madalam hind on. Aga kuidas on praegu üldse ehitamine? Mis arvad, et kui me räägime, et kuidas oli ehitada näiteks aasta 2022 keset suve versus kuidas oleks praegu ehitada nüüd? Et ma tean, et ehitushinnad on päris palju muutunud ja mis su arvamus selle koha pealt on? No ega materjalid meil odavamaks ei lähe. Seega alati on mingisugune nagu hinnatõus just ehitamises, aga mis ma olen ka kuulnud, et päris palju töömehi on meil tulnud tagasi Eestisse praegu, kes on vahepeal ka Soomes töötanud. Seega võib-olla see natuke võib mõjutada. Mina olen kuulnud jällegi niimoodi, et ehitushinnad on meil päris palju odavamaks läinud. Tänu selle, et tegelikult materjalid hinnad on stabiliseerunud ja kui me just räägime kas või labasest OSP-st, plaadist, selle hind oli vahepeal laes, nüüd ta on juba alltulnud, nüüd on mõistlik. Ja ka tööhinnad on läinud oluliselt odavamaks, et kui suures mul oli
hea juhus, et mul on üks ehitaja, kellega ma teen koostööd ja ta ise helistas mulle, kuule, kas sul tööd on anda? Kui mulle ehitaja ise helistas mulle, küsis, kas mul tööd on anda? Järelikult võime järeldada, palju meil see nõudluse pakkumine siis ehitusturul praegu on. Et mina näen, et meil on oluliselt odavam ehitada kui ennem. Ja selles mõttes ma olen täitsa nõus, et aasta-kaks tagasi ma mäletan, et ma pigem otsisin kedagi, kes saaks ehitada ja tema määras mulle hinde, oli väga suur nõudlus. Et ma näen, et praegu ja samamoodi need maahinnad on ka ju natuke allapoole, seepärast, et ei ole nii palju väikseid arendajaid enam ja suured arendajad on pannud oma asjad nagu seisu peale ja sellepärast on ka töömehi üle jäänud. Kuule, okei, sellega võtame selle maa kokku siit, et jällegi me paneme siia lingi alla descriptionisse, paneme paar kasulikku soovitust, et miks osta siis kinnisvara talvel ja kohtume juba järgmistes videodes, kus me teeme järgmise valla või linna osa turulävateid, aga me ei tea, mis see veel on. Jah, see on surpriis. Jah, okei. Aitäh vaatamast ja siis loodame, et oli kasulik vaatamine. Aitäh! Nägemist!